Tere õhtust, armsad kodanlased, kes te olete jõudnud koju põldudelt ja aastatelt. Praegusel ajal on kunstis väga hinnatud usulise sisuga maalid, mis käestavad piiblisündmuseid. Kuid viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud Elisabeth Lagunofi maal Alasti tõde. Oleme kokku kutsunud eri ühiskonnakihtide esindajad, talupoeg Jaanuse, munk Meinhardi, hertsoginna Katariina ning maali autori Elisabeth Lagunofi. Me soovime teada teie arvamust sellest maalist. Aitäh, et olete täna mind siia kutsunud, et ma sealt eriti enda talust ja metsade vahelt välja ei saagi ja et isiklikult mind see pilt nagu väga liigutab, seepärast et naisi seal eriti metsas ei ole ja vahest on ikkagi hea selliseid ilusaid pilte vahtida ja tore asi, et võiks rohkem ikkagi niisuguseid kunstnikke olla, kes siis tegelevad konkreetselt sellise asjaga. Aitäh! Tänan küsimuse eest ja tänan, et mind siia kutsunud olete. Kuigi mina olen harjunud nägema rüütliturniire, siis on just ebaharilik näha seda maali. See on väga erinev nendest rüütlimaalidest, mis meil muidu kodus seinal on. See on väga palju leebem ja see iseloomustab rohkem mind ja meie jõukonda. Aitäh küsimuse eest ja tänan ka Jumala poolt, et olete mind siia kutsunud. Kui võtame nüüd selle maali. See maalil on Alasti naine, mis on täiesti vastu piibliga. Ei tohi maalida Alasti inimesi, inimene pole riietega kaetud. Nad on püha kehaosad ja pole mõeldud teiste näitamiseks. See inimene ehk see kunstnik, mis iganes ta nimi ka oli, ta tuleks võlla või puuridel ära põletada või hoopiski linna tänaval lukustada ja kividega surnuks loopida. Ketser, võllada. Tere! Aitäh, et olete mind ka kutsunud siia. Ma saan aru, et ma olen tekitanud suure pahameele oma maaliga, kuid mina arvates ei tohiks inimest teistmoodi kujutada, kui ta on. Inimene ei peaks oma keha häbenema ning seda ei tuleks ka nii-öelda varjata. Mina arvan, et minu pilt on ehtne näide sellest, et meie ühiskond peab liikuma nii-öelda uute maailmavaadete poole ning hakata teistmoodi mõtlema ja natuke asju kujutama reaalsemalt. Minule isiklikult see pilt väga meeldib, sest mul pole ka kodus nii ilus, kui see pilt on lihtsalt super tööna. Ma ei tea, kust kohast sellised kunstnikud küll tulevad. Mina arvan samuti, et minu töö on väga originaalne, sellepärast, et mina ei pea seda õigeks, et inimesi kuidagi teistmoodi kujutada, kui nad tegelikult on. See oleme nii, nagu me oleme sündinud. Mina arvan ka, et ei tohiks karistada inimest, kes joonistab nii suurepäraselt ja kelle tööd on nii imetabased ja ma ei ole kunagi näinud. Aitäh! See läheb mulle väga korda, et on ka inimeste seas pooldajaid. Teate, mis ma arvan sellest joonist? Teate, mis ma arvan sellest? Ma arvan seda. Kuidas sa julged? Piibel, see on vastu piiblile. Ma praegu saadan selle saatana juurde. Ei, selles ei ole midagi valesti. Lihtsalt teie maailmapilt on natuke vana. Ma näitan praegu oma targast raamatust. Jah, palun. Jah, ma tean seda väga hästi, et meie ja maailmavaade inimeste puhul on teistmoodi kui see maal siin. Aga mina näen, et on vale kujutada inimest teisiti. Siin on sõna selgelt kirjas, et inimese keha peab olema maalidel varjatud. Ei tohi näidata kehaosi. Teate, mis ma arvan sellest? Ma näitan teile uuesti, mis ma arvan sellest. Jah. Ma arvan seda, võta selle maali, vortstan ära selle, saadan alla saatana juurde, kes mu vend isiklikult. Olgu. Selge, ma siis saadan selle
alla. Ma lähen viskan selle maali ära. Ma lähen viskan selle maali ära. Kahjuks pidi meie tänane saade niimoodi lõppema. Kohtume juba järgmisel nädalal uute inimeste ja uute aruteludega.